mis temaga siis edasi seal saab? Ei see seltskond küll aru saa, kes nende hulgast läbi ratsutas. Ja rikub selle ilusa muru ka veel ära. No ma arvan, taetakse varsti sealt aiast välja. Jumal tänatud, et ta midagi endast maha ei jätnud sinna muru peale. Ja väravad avanevad ja loodame, et ta leiab õige tee siia uue kunstimuuseumi terrassile. No nii, Marge, loodame, et ta on varsti siin, aga kes on meie järgmine esine? Ma usun, et me peame siin lihtsalt alustama uue looga, kuna vastasel juhul ta läheb jälle mõnele valele tänavale, nii et hakkame ruttu muusikaga taas pihta, siis ta jõuab selle peale äkisti siia tagasi. Mina kuulen küll Kabio plaginat sealt poolt, aga mis lugu siis tulekul? Uuesti on siin laval mees, kes siin juba natukene aega tagasi oli. Tookord oli ta suurepärase lauljatariga, nüüd siis näitab ta seda, mida ta arvab Peer Kündist, Solveigist ja armastusest ise ja selle mehe nimi on vaieldamatult Sven Kullerkupp. Palun, Sven, sinu aeg. See pole ju Sven. See on vana Peer Künd ise ju. Vaatame, kuidas ta klaverit mängib, eks siis selgub.
Sellist haruldast võimalust ei jäta meie küll kasutamata, et härra Edward Griegi enda käest küsida. Me algul arvasime, et te kavatsete selle kepiga hakata mängima seda royalli või klaverit, aga te mängisite oma 20 sõrmega. Näidake, kus teil 20 sõrme nüüd on. Telekaamerad, palun näidake. Seda tegi see mees 1 kepi ja 28 sõrmega. Kuidas see siis õnnestub? Peab lihtsalt vana Edwardi nahka pugema. No vot, see õnnestus tõesti suurepäraselt. Kahju on see, et meie Peer Künt ei ole siiamaani kohale jõudnud, muidu oleks olnud suurepärane võimalus neil kahel vanahärral omavahel juttu vesta ja muusikatki koos teha. Kuule, Marge, aga Pärnu linnas elavad eranditult ainult ausad ja abivalmid inimesed. Nii et, kuule inimesed, kui te seal Amende villa kandis ja kuskil seal Kursali kandis või seal näete ühte valget hobust kappama, siis kui teisiti ei saa, siis võtke ratsmeid pidi ja aidake ta siia. Aga ma näen siin igasuguseid huvitavaid toredaid inimesi täna õhtul saabunud olevat. Ja muide, isiklikult saatsin ma kutsed ka kõigile meie presidendi kandidaatidele.